Suur tänu. Kuna küsimuseks on ette nähtud 2 minutit ja vastamiseks 3 minutit, siis enamateks küsimusteks meil aega ei ole. Ma tänan kõiki kolleege, tänan Vabariigi Valitsuse liikmeid tänases infotunnis osalemise eest. Ei ole 5 minutit. No hästi, Varro Vooglaid, ma annan teile selle protseduurilise küsimuse, palun. Protseduuriline küsimus. Ma tahtsin lihtsalt pettumust valmistada sellega seonduvalt, et mina ei saanud küsida lõpuni oma registreeritud küsimust, aga eelnevalt te lasite kolleeg Priit Sibulal küsida täiesti teemavälise küsimuse 2 minutit ja vastata 3 minutit. Teema oli Vladimir Arhipovi küsimus, oli seesama mereintsident. Priit Sibul küsis mingi relvaseaduse kohta, mis ei puutu üldse teemasse. Keegi ei saa isegi vaielda selle vastu. Ja nüüd mina, kes ma olen registreerinud oma küsimuse, ei saa oma täpsustavat küsimust küsida, kuigi ma tahan täpselt teemasse. Aitäh, hea kolleeg, et vastajal on alati võimalik valida, et kas ta vastab küsimusele või ta ei vasta. Ja antud juhul kaitseminister otsustas Priit Sibula küsimusele vastata, et see on ka vastavalt meie Riigikogu kodu- ja töökorra seadusele vastaja õigus, et Vabariigi Valitsuse liige võib kaaluda seda õigust, et kas ta vastab küsimusele või ta ei vasta. Et antud juhul ka härra kaitseminister otsustas Priit Sibula küsimusele vastata. Aga head kolleegid, sellega on meie tänane infotund lõppenud. Me jätkame täpselt kell 2 algava Riigikogu täiskogu istungiga. Ja nüüd on küsimus, oletan, et eilsele istungi juhatajale Helir-Valdor Seeder. Aitäh. Ei mitte eilsele istungi juhatajale, vaid tänasele infotunni juhatajale, kes on Riigikogu esimees. Ta lõhkas siin infotunni lõpus uudiste pommi, teatades Riigikogu saalile, et infotunnis esinevad ministrid ei peagi küsimustele vastama. Ütles, et minister otsustab, kas ta vastab või mitte. Mina tean, et kehtib meil seadus, kus öeldakse, et minister peab vastama ikkagi küsimusele. Muidugi oma võimete teadmiste raames, nii nagu see on olnud. Ja me teame, et küsimus läheb teemast mööda ja vastus läheb teinekord teemast mööda, aga vastama ikka peab. Kuidas meil on, kas nüüd on muutunud juhatuse poolne suhtumine infotunni läbiviimisel, et ministril on vaba voli ka mitte vastata lihtsalt? Vaikib, istub maha ja läheb järgmine küsimus. Aitäh. Aitäh. Minule teadaolevalt ei ole juhatus oma seisukohti muutnud, nii et minister ikkagi peab vastama infotunnis Riigikogu liikmete küsimustele. Aga nagu sa viitasid, lähevad vahel küsimused vastustest mööda ja vahel vastused küsimustest mööda, nii et seda on ikka juhtunud. Aga Lauri Hussaril on samuti protseduuriline küsimus istungi juhatajale ja ilmselt mitte ainult mulle. Kuna siin juba protseduuriliselt teemat tõstatati, et siis ma küsin teie käest, lugupeetud istungi juhataja, et kuidas meie Riigikogu kodu- ja töökorra seadus ette näeb, et kui infotunnis küsitakse teemaväline küsimus, et kas siis minister peab sellele küsimusele vastata või ta võib sellele küsimusele vastata. Sellepärast, et lugedes meie kollast raamatut, nii seadust kui ka kommentaare, mis puudutavad infotundi, siis on seal väga üheselt välja toodud, et minister võib sellele küsimusele vastata, aga ta ei pea sellele küsimusele vastama. Et kuidas teie konkreetselt infotunni reegleid tõlgendate lähtuvalt Helir-Valdor Seedri sellekohasest küsimusest, et kas istungi juhataja on õigesti tõlgendanud Riigikogu kodu- ja töökorra seadust teie hinnangul? Aitäh, hea kolleeg, et üks, millele juhatus üksmeelselt on tähelepanu juhtida, on see, et kui on soov saada ikkagi võimalikult konkreetne ja täpne vastus, siis peaks olema küsimus võimalikult konkreetne ja täpne. Nii et siin nagu juhatus on täiesti üksmeelne olnud, et sellised väga abstraktsed küsimused olukorrast riigis, siis ei ole põhjust ka eeldada, et minister vastab nüüd täpselt just nendele küsimustele, mida te eeldate. Nüüd küsimus sellest, kas minister peaks vastama või mitte, ma arvan, ikka peaks vastama, aga ta ei ole kohustatud sisuliselt vastama. Lihtsalt viisakuse mõttes annab teada, et kuna see ei ole seotud, ma ei ole selleks valmistunud, nii et sellest tulenevalt, kui küsimused on väga abstraktsed ja üldised, on igati arusaadav, et minister sisuliselt ei vasta nendele küsimustele, nii et see on ennekõike ikkagi väljakutse Riigikogu liikmetele, kes peaksid oma küsimused võimalikult konkreetselt esitama, siis on võimalus saada ka võimalikult konkreetne vastus. Mart Helme, palun. Ja aitäh, võib-olla, et härra Hussar on teinud siin järeldused, et kuna Riigikohus on andnud Riigikogu juhatusele nii-öelda enesekorralduse õiguse suvaliselt otsustada, mis on nii ja mis on naa, siis võib-olla ta on sellest teinud oma laiemad järeldused. Aga ma juhiks tähelepanu ikkagi sellele, et Lauri Hussarit infotunni juhatajana ei ole kunagi häirinud see, kui saalist tuleb proteste, mis nõuavad, et ministrid vastaksid konkreetsetele küsimustele
küsimustele konkreetselt. Nagu näiteks täna küsiti konkreetselt, kes isikutest nimeliselt vastutavad selle Läänemerel möödunud nädalal toimunud intsidendi eest. Kes võstab vastutuse? Ei mingit vastust, ei mingeid nimesid, ainult umbmäärased laialivalguvad osundused. Mina küsisin väga konkreetselt, kas peaministri arvates julgeolek tähendab sõtta tikkumist Venemaaga või tähendab julgeolek eelkõige siiski sõjast hoidumist. Ei mingit vastust, loetakse mulle ette mingisugust rahvusvahelise mereõiguse paragrahvi. Me ei küsinud seda. Ja me ei saa konkreetseid vastuseid ja juhataja ei juhi tähelepanu vastajate puhul sellele, et te jätsite küsimusele vastamata ja teil on kohustus vastata. Need on väga konkreetsed küsimused. Need ei ole laialivalguvad küsimused, aga vastust ei tule ja kedagi ei huvita, süüdi jääb just nagu küsija. Et kas see on ka nüüd ikkagi töö- ja kodukorraga kooskõlas? Aitäh! Aitäh, head kolleegid, et kui nüüd väga täpne olles me lähme tegelikult sellest formaadist praegu välja, et täna on tegemist istungiga, sellega seonduvad oleks kohased küsimused istungi läbiviimise korra kohta. Ehk seetõttu ma nende 3 küsimusega, mis on üleval, ka lõpetan selle, et need 3 asja veel võtan ja Mart Helmele samuti püüan vastata. Et veel kord, ega tihtipeale küsija ei jää rahule ka seetõttu, et see vastus ei ole sisuliselt see, mida küsija ootab. Ja siis tehakse sellest järeldus, et küsija just nagu ei ole vastanud tema küsimuse peale. Nii et tihtipeale see ootused on midagi muud ja kõik inimesed on erinevad ja ka see arusaam küsimusest ja arusaam vastusest on samuti väga erinevad. Nii et ikkagi üldjuhul veel kord, minu selge sõnum on üks ja ühene. Siin on nagu Riigikogu juhatus väga üksmeelne, et me eeldame, et vastused oleksid võimalikult konkreetsed ministrite poolt, aga selle väga oluline eeldus on see, et ka küsimused on väga selged ja konkreetsed. Ja tõepoolest ei ole arvad ju juhtumid, kus minister siis hiljem on valmis ka kirjalikult vastama. Nii et ma olen igal juhul seda meelt, et kui ei ole kindel oma vastuses, ei tea täpselt informatsiooni, on palju õiglasem ja viisakam öelda ja lubada, et vastata sellele hiljem kirjalikult. Varro Vooglaid, palun. Jaa, no ma mõtlesin, et ma võtan ka siis korra sõna ja lisan omapoolsed mõtted sellest diskussiooni, mis puudutab infotunni korda. No kolleeg Seeder esitas küsimuse tegelikult eelnevalt veidikene tendentslikult, mis tõttu te ei saanud ka vastata sellele päris täpselt, sest asjaolud olid tegelikult oluliselt teistsugused. Et seal ei olnud küsimus selles, et oleks olnud tegemist teemaga, mis on väga uduselt sõnastatud ja selle tõttu on raske otsustada, et kas see läheb teemasse või mitte. Et infotunnis oli konkreetne olukord, kus küsimus oli registreeritud teemal intsident Soome lahel. Ja siis täiendav küsimus esitati hoopis relvaseadusega seonduvalt, millel ei olnud absoluutselt mitte mingisugust puutumatust selle teemaga. Nii et seal oli nagu täiesti selge, et isegi ei olnud vaieldav, kas see on teemast täiesti mööda teisel teemal või mitte. Ja minu meelest, olles kuulunud Riigikogu juhatusse, härra Seeder võiks teada, et paragrahv 46 meie kodu- ja töökorra seaduses ütleb lõikes 9 tõesti ühemõtteliselt, et valitsusliige võib vastamisest põhjendatult keelduda, kui küsimus ei puuduta taotluses märgitud probleemi. Ja on täitsa selge, et kui me räägime protseduurikast, et kas võib keelduda sellisele küsimusele vastamisest, mis on täiesti teisel teemal, siis seaduses on selgesõnaliselt kirjas ja härra Seeder saaks seda sealt ka lugeda, kui ta võtaks selle lahti. Aitäh. Aitäh, hea kolleeg, selle täpsustuse eest. Nagu me näeme, et ka Riigikogu liikmed omavahel üks arvab, et üks küsimus on tendentslik, teine ei ole, tema arvab, et ei ole, nii et selles mõttes need tõlgendused ja arusaamad on väga erinevad. Aga ma printsiibis nõustun teie selle tähelepanekuga, nii et aga see arusaam, kust algab see küsimusega seotus ja kust maalt see lõpeb, ka seda on alati väga raske tõlgendada, kes tahab seda väga laialt tõlgendada, kes kitsamalt, nii et teoreetiliselt võib iga küsimuse siduda ka konkreetse küsimuse alla, kui seda väga tahta teha. Aga printsiibis jah, olen teiega päri, et ikkagi need küsimused võiksid ja peaksid käima ikka konkreetse küsimuse kohta, ka need täpsustavad küsimused, mis saalist tulevad, aga veel kord, me oleme siin suhteliselt liberaalsed olnud, mina ka juhatajana olen olnud suhteline liberaalne, ma ei taha sekkuda küsimuste sisusse ja ei taha sekkuda ka vastuste sisusse. Eelnevalt sellise põhimõttelise seisukoha me oleme võtnud ja siin kutsume üles veel kord olema juba 3. korda ütleme võimalikult konkreetsed, siis on eeldus ka võimalikult konkreetseks vastuseks. Ja Peeter Ernits, palun. Juhataja, et tore selline diskussioon praegu. Varasemates koosseisudes oli suht erinev see, et kuidas suhtutakse, kui ministri härralt või proualt küsida midagi konkreetse küsimuse, aga mõned kogenumad võivad vastata ei tea mida selle peale. Aga milline on siis praeguses koosseisus see tavaõigus või praktika, et võib ministri härra või proua vastata suvalist vastust, mis ei puutu
vähemalt otseselt, kui on otsene küsimus. Või kas ei peaks äkki meie selle töö- ja kodukorra seadusesse tegema mingi muudatuse, et kui ikkagi tajudes seda, et küsijal on vähe võimalusi, et anda Riigikogu, kes juhatab istungit, minna uuele ringile. Ei ole nagu teemasse ja kas peaks täiendama kodu- ja töökorra seadust? Hea kolleeg, et ma arvan, et tõenäoliselt seda tegema ei peaks, et see on jällegi võib tunduda Riigikogu liikmete ahistamine nii-öelda, ma ütlen veel kord, igaühe arusaam, kas see küsimus on seotud konkreetse eelnõuga või konkreetse teemaga, on väga subjektiivne hinnang. Ja siin veel kord, mina juhatajana ei pretendeeri hakata võtma seisukohta, et kas üks või teine konkreetne küsimus on seotud või mitte, siis meil tekiks siin tohutu laat ja tohutu vaidlus ja 10 protseduurilised küsimused. Pigem nii-öelda on see küsija vastaja siis valik, on ju, kas ta vastab kõikidele nende küsimustele või ta ei vasta sellele, mis ei ole sellega seotud. Nii et ma arvan, et siin liigselt täiendavat bürokraatiat või piirangut Riigikogu liikmete jaoks või ka ministrite jaoks tekitama ei peaks. Ja nüüd selle teema võtab kokku auväärt Riigikogu esimees Lauri Hussar, palun. Suur tänu, lugupeetud istungi juhataja. Ma tahaks siiralt tänada kõiki kolleege, kes on lõpuks aru saanud, et ka küsimused peavad teemas püsima. Et aitäh siiralt, et pisut üle 2 aasta läks aega, aga nüüd on sellest põhimõttest ka aru saadud. Et ma tõesti väga tänan. Suur tänu, head kolleegid. Leidsime üksmeele. Aga nüüd, head kolleegid,